Albert Prosa, tänase viigivärava autor, meie kõikide mängijate näod on ikkagi üsna mornid, et nagu oleks mäng kaotatud. Tundub, et ei olda rahul selle tulemusega. Pigem mitte, et tahtsime täna võita, et säilitada esimest kohta. Aga ütleme, iseenesest viik Sillamäe vastu ei ole paha, aga sellised emotsioonid, mis täna olid, pigem kaotasime 2 punkti, kui võitsime. See mäng iseenesest mänguliselt oli võrdne, samas meil oli ikkagi väga-väga palju häid võimalusi ja vastaste väravad tõi seal mitmel korral imelisi palli välja ja valiti ka mängu parimaks. Et väga valus selline värav esimene poolaeg Sillamäe poolt, et sel hetkel oli mäng täielikult meie kontrolli all. Ja, et alguses alustasime hästi, et nii võimalus, et värav hästi tõrjus, aga ütleme nii, et see värav tuli nii lollilt, et võitsime palli ja siis kohe kaotasime oma kasti üle, siis tuli tenderdus ja värav, et sellised asju ei tohi lubada endale eriti Sillamäe vastu. Peab kindlasti kontsentreerivalt mängida kaitses ja sellised eksimusi ei saa lubada. Samas ikkagi viigivärav tuli ära, sina olid jällegi täpne, kuidas see situatsioon oli? Post tuli hästi sisse, et hakkasime rohkem pika palli mängima ja siis tuli pikk pall posti peale ja ma aimasin, et ta pikendab ja läksin sinna ja lõin kukkudes ja siis tuli värav. Mängu lõpus oli me tõime kõvasti lisajõudu juurde, Sillamäe ei olnud enam millegagi vastata ja kui sealt oleks üks värav veel tulnud, see oli ainult üks meeskond, kes selle oleks võinud lüüa. Kahjuks on mängud sellised, et iga kord see pall ei lähe sisse. Ja, et lõpus vahetused tulid hästi sisse ja surusime neid ikka oma kasti praegu ja kahjuks, et Zakal oli paar võimalust, et tema tavaliselt trennis läheb ära siuksed, et kahju, aga loodame, et järgmine nädal on nendega jälle mäng ja seal me proovime ka võita. Enne mängu Sander Post andis oma number 12 ära 12. mehele ehk fännidele. Tänane atmosfäär oli kõrvalt vaadates ikka super. Ja, et kindlasti, et rahvast oli taolist rohkem kui teistel mängidel ja et väga hea oli mängida, et fännid olid väga tublid ja Post ka, et andis numbri ära, et mängib number 2 all. See äkki see toob talle õnne ka. Ja viimane küsimus, Sillamäest me ei pääse kuidagi, juba järgmisel nädalal lähme külla neile, et mis seal siis oleks vaja teha, et tulla sealt juba rõõmsate nägudega tagasi? Kindlasti peame kaitses paremini distsiplineeritud mängima ja ma arvan, et täna kuidagi esimene poolaeg eriti agressiivsust jäi puudu, et kuidagi me ikka lasime liiga lihtsalt neid keerata ja tekitada võimalusi, et ma arvan, et peame rohkem küljes olema neil ja küll see tuleb siis. Aitäh sulle!